koerad ja nahkhiired on nii erinevad. Nahkhiired püüavad toiduks putukaid. Nad püüavad kuulmise abil. Selleks on neil kajalokatsioon. Kajalokatsioon tähendab, et need piiksuvad nii peenikese häälega, et meie seda isegi ei kuule. Ja siis kuulavad, kas heli põrkab millegi vastu. Näiteks putuka vastu ja kajab tagasi. Lendkoerad aga söövad puuvilju ja lehti ja lõisi. Need ei lenda eest ära. Sellepärast pole vaja lendkoertel kajalitsetsiooni, hoopis head lõhna tundmist, haiksmist. Laili lendkoer kaalub umbes nii palju, kui 2 võipakki kokku. Öösel sööb ta nii palju, et 1 võipaki võiks vabalt juurde panna. Lisaks võib tal poeg kaasas kippuda. Seetõttu püüab ta süüa võimalikult kasulikku toitu. Oma tugevate hammastega näritab puuvilju, mahla nembleb alla ja kuiva viljakeha üritab suunurkadest välja sülitada, nagu mahlapress. Seemned on üsna kavalad. Nad lipsavad ikka vaikselt lendkoera kõhtu. Enda saavad ilma piletid ostmata, lennata päris kaugele. Lendkoer võib öö jooksul 100 kilomeetrit lennata. Mingil hetkel tuleb lendkoeral kakada ja nii leiabki seemneke endale täiesti uue kodu. Lendkoerad on vajalikud, sest nad söövad ligi 30 erinevat vilja. Ja nende kõigi seemned kasutavad lendkoeri lennukina, et uut elupaika rännata. Nii lendkoerad kui nahkhiired otsivad toitu öösel. Päeval kogunevad lendkoerad enda kodu poole. See peab ikka korralik, suur ja uhke puu olema. Ja need võib sealt võtta väga palju, isegi 1000 looma. Nad hüppuvad pealaspidi, suhtlevad omavahel, puhastavad ennast ja kui on palav, siis lehvitavad tiibadega, nagu lehvikuga. Aga kui lendkoeral on külm, siis ta väristab ennast, et sooja saada. Muidugi nad magavad ka päeval ja vahepeal lõpetavad poegadele lendamist. Seal, kus lendkoerad elavad, peetakse neid sageli kahjuriteks, sest nad käivad puuvilja istandustes söömas. Aga kus nad siis peaksid sööma, kui väga paljud nende kodumetsad ja toidupuud on maha rajutud? Mõned inimesed tudistavad need või panevad nurki. Aga nutikamad lendkoerad on avastanud, et kui nende kodupuu asub templihoovis, see vähemalt päeval ei saa keegi neile liiga teha, sest mungad kaitsevad neid. Eesti keeles oleme me lendkoerad, aga paljudes keeltes hoopis lendrebased. Väga ja ma teen teist viimastest itsitajatest pildi ka. Ja. Kust me siis alustame? Sina saad nüüd väga keerulise lause, ma ütlen sulle 2 jupina. Yes! Hakkama saime. Kajalokatsioon. Aha. Yes! Nii. Väga hästi. Ikka. Sa oled väga hea tekstilugeja. Isegi lugeda juba. Mul on ka nüüd. Joo. Väga hästi tuli sul. Ka kui lendkoeral on külm. Oi, lennuk.
mis sa mürised? nii, oled valmis, jah?